Miks maksta mitu eurot, kui tegelikult saab asja võib-olla ka paari sendiga kätte? No üks klikk siit niimoodi ja kiiresti tulebki asi minule postkasti. Aga selleks, et nii palju kolmandatest riikidest asju ei tellitaks, kehtestatigi ju juuli alguses tollimaks. Praegu tundub, et tollimaks võiks olla kandnud vilja. Kui veel juuli algul deklareeriti kolmandatest riikidest tulnud väikesaadetisi 35% vähem, siis juuli teises pooles on deklareerimise arv vähenenud suisa 70%. Meie eeldus täna on see, et see on selline esmane reaktsioon klientide poolt, ehk et see info oli olemas, et selline tollimaks lisandub, aga eks see reaalsus saab ikkagi ekraani peal siis, kui tellimust esitama hakata. Ja võib-olla lisada veel seda, et me näeme ka, et juulis on kasvanud ka siis EU platvormidelt tellitud kaupade maht. Üheks tollimaksu eesmärgiks on loomulikult teenida riigile raha. Teine suurem eesmärk on aga vähendada kolmandatest riikidest tellitud toodete hulka. Kas seda saab siis juba nüüd lugeda kordaläinuks? Kuna seda aega on ikkagi liiga vähe mööda läinud, et me selliseid põhjalikke järeldusi veel selle 4 nädala põhjal tegema ei hakkaks, et vaatame nüüd ära selle esimese kuu ja siis võib-olla ka mõned järgnevad kuud, et hetkel ei oska ju tegelikult öelda, et kas tegemist on sellise ajutise langusega või jääb see ka nii, et siin on paljud erinevad faktorid mängus, et logistikahelad võivad muutuda ja siis müügiplatvormid ja e-poed võivad oma müügitingimusi muuta ja nii edasi, et praegu me ei teeks selliseid põhjalikke järeldusi veel. Eestlased armastavad näiteks Temust asju tellida ja nii on sotsiaalmeedias soodsalt saadud asjade jagamise jaoks suisa oma grupp. Loomulikult on nüüd pärast tollimaksu kehtestamist tekkinud küsimus, kas Temust veel tellitakse või mis oleks alternatiiviks. Hetkel pausil, sest tellimus alla 35 €, siis toll teine sama otsa. Jätkan, tellin näiteks 50 eest, importmaks 14, see veel mind vaeseks ei tee. Ikka odavam kui meie 3-kordsed hinnad. Ikka Temust kaup 8 € pluss 3 €, mingi 1 € ka siinsama kaup 24 sendiga. Shane, see on nagu Temu, aga tollimaksu pole. Me kindlasti näeme seda, et see vähendab nii-öelda emotsiooniostu. Ehk et kui inimesed harjuvad selle maksuga, oskavad seda platvormil nii-öelda arvestada juba, siis jääb kindlasti tegemata osa emotsioonioste. Ehk et ostud, mida nüüd väga vaja ei ole, jäävad kindlasti tegemata. Et ma arvan, et see on see pool, mille suunas kogu see regulatsioon ongi välja mõeldud, et sellele on tal kindlasti mõju. Kuigi tollimaks on juba pea kuu aega kehtinud, ei ole paljud siiamaani aru saanud, millele ja kui palju ikkagi täpselt lisaks raha maksta tuleb. Teeme ühe lihtsa näite. Kui ma tellin poest ühed püksid, tassi ja käekoti, siis on neil 3 erinevat kaubakoodi. See tähendab, et ma pean iga asja eest tasuma 3 € ning sellele tellimusele lisandub kokku 9 €. Kui ma aga tellin 2 paari pükse, millel on sama kaubakood, siis maksan 2 paari pükste eest 3 €. Siinkohal tuleb aga silmas pidada, kuidas kaupa deklareeritakse, sest kui ma deklareerin 2 püksipaari 2 erineva kaubaartiklina, siis maksan ma ikkagi 6 € 3 asemel. Kliendipöördumisi on väga palju erinevaid tulnud, et küsitakse täpsustusi küll, et on ka rahulolematuid kliente loomulikult, kes ei saa aru, miks see maks kehtestati, aga selgitame alati rahulikult, meil on klienditeenindus väga tugev selles, et selgitame neid erinevaid põhjuseid, selgitame deklareerimise võimalusi, selgitame, kuidas see maks on moodustatud, et kliendipöördumistega tegeleme igapäevaselt. 4 esimese nädalaga on Maksu- ja Tolliamet kogunud 1,5 miljonit € väikesaadetiste tollimaksu.